Tere! Mina olen Karli Lambot ja ma olen Korruptsiooniradar MTÜ nõuandva kogu esimees. Ma soovin teile rääkida, miks Korruptsiooniradar on ellu kutsutud ja mida me saavutada tahame. Ilmselt ei ole võimalik korruptsioonist liiga palju rääkida. Tegemist on ühe varguse liigiga, mida iseloomustab tõsiasi, et mõlemad tehingu osapooled soovivad, et see peitkuritegu jääkski igaveseks saladuseks. Kahjukannatajaid, kes käe püsti tõstaksid ja valjulääled ütleksid, et niisugused asjad ei tohi toimuda, niisugused kahjukannatajad on ainult ühiskonnaliikmed. Ehk et meie ja kõik teised kodanikud, see on meie ülesanne sellest rääkida ja selgitada, mismoodi korruptsioonikuriteod toimuvad. Nagu öeldud, panevad need tegusid toime keskmisest intelligentsemad inimesed ja nad on vägagi arenemisvõimelised. Need mustrid, kuidas korruptsioonikuriteod välja kukuvad, on täna juba mõnevõrra teistsugused kui näiteks 20 aastat tagasi. See nõuab väga paljude ühiskondlikult aktiivsete kodanike jõupingutusi, et need kirjeldada, neid mustreid välja tuua. Muret teeb see, et kuigi korruptsioonist on juttu juba rohkem kui mõned aastakümned tagasi, siis üks eelmise aasta uuring näitas ilmekalt, et noorte suhtumine korruptsiooni on vägagi tolereeriv. Uus põlvkond on leebelt öeldes sallivama suhtumisega, kui seda olla tasuks. Ja meie ülesanne, me arvame nõnda, on nendest asjadest rääkida. Korruptsiooniradaris me soovime peaasjalikult keskenduda tüüpilisemate korruptsioonijuhtumite mustrite väljatoomisele. Me anname endale aru, et me ei ole uurimisorgan, meil puuduvad täiendavad volitused ja ainult avaliku teabe põhjal saame me teha oma uurimustööd ja järeldusi. Suure tõenäosusega keskendume me eeskätt poliitilisele korruptsioonile ja mulle endale tundub, et vähemalt alguses kõige rohkem sellele, mis on peidus kohalikes omavalitsustes. Avaliku teabe põhjal oleme me juba teinud mitu olulist uurimustööd ja tõenäoliselt need viljad on varsti näha. Oleme püüdnud, et korruptsiooniradar oleks poliitiliselt neutraalne ja kõikide erakondade suhtes ja teiste poliitiliste jõudude suhtes võrdselt kriitiline. Kas see meil õnnestub, seda näitab aeg. Korruptsioon lõhub ühiskonnas usaldust. Ilma piisava usalduseta ei saa ühiskond toimida ja niisugune ühiskond ei ole konkurentsivõimeline. Seega on meie kõigi huvides, et korruptsioonist räägitakse võimalikult palju. Kui need organisatsioone, mis on endale selle südameasjaks võtnud, on erinevaid, siis ainult seda parem. Korruptsiooniradar MTÜ on üks teiste seas ja vaatame, kuidas meil läheb. Loodame, et meie tahe ja julge peale hakkamine kannab häid vilju ja me oleme teie ees siin ka 5 ja 10 aasta pärast. Kas me siis tõesti 10 aasta pärast peame uuesti kogunema? Kahjuks on korruptsiooniga nõnda, ja see on ka väga arenenud ja korralikes riikides, et seda laadi kuriteod ei kahu kuhugi. Küsimus on ainult korruptsiooni taseme määras, see, kuidas ühiskond seda tajub ja kuidas ta selle vastu võitleb. Me väga loodame, et meie panus on tulevikus hinnates täiesti olemas, et seda mingilgi moel Eestis vähem oleks. Soovin korruptsiooniradarile jõudu ja luban, et oleme hinge ja ihuga asja juures.